Ja vaatame nüüd otse siis REST-i teenustele. Kuidas me neid siis päriselt ehitasime, ehitame ASP.NET Core'is. Juba esimese raundi küll nägime, kui me Identity'st rääkisime ja Identity'st REST'is, aga nüüd siis controlleritest, mis REST'i teevad natukene lähemalt. Ja siin on siis palju asju, mida peab tegema. Sellist boilerplate'i võib-olla natukene, sest REST'i controllerid on meil ju avalikud, need ei ole mitte meie enda jaoks, vaid on vähemalt siis selle suhtumisega tuleb läheneda, et need on avalikult tarbimiseks väljapoolt kellele iganes, kes tahab siis meie back-endi teenuse vastu integreerida. Ja üks parimaid dokumente, mida sellest leida on läbi aegade, kuna me juba siin Microsofti kursusel oleme, siis on Microsofti enda guidelines, kuidas siis REST API-d kirjutada. Minge ja lugege rahulikult mõttega läbi, seal on siis päris palju juttu sellest, kuidas ja mida muutujaid teha, meetodeid teha, kuidas vormistada, kuidas dokumenteerida, kuidas helpi kirjutada, kõike muud. Ja üks kõige olulisemaid asju, mis sealt siis sellisest jutust ja filosoofiast siis välja tuleb ja mis on tõesti osutunud ka praktikas väga oluliseks, on siis API-de versiooniseerimine, mis on üks läbivaid asju, mida siis tuleb teha. Ja siin on siis see põhimõte, miskisugune least astonishment või mis iganes, mis siis ütleb seda, et me ei tohiks kliendil tooli alt ära tõmmata. Ehk kliendi jaoks peaks meie API olema stabiilne ja kui me tahame teha mingeid muudatusi, siis meie muudatused, kui see vähegi on võimalik, ei tohiks eelnevat katki teha, et olemasolevad kliendid peaksid olemasolevat versiooni saama edasi kasutada. Ja kui me tahame midagi nii läbivalt muuta, siis tuleks kõigepealt siis deprekeerida, panda külge mingid lipukesed, et mõne aja pärast me siis võtame mingisuguse asja ära. Ja API controllerid pärinevad siis mitte siis controllerist, vaid controller base'ist. Controller ise pärineb controller base'ist omakorda on ja controller base on siis natukene lihtsam, ehk seal ei ole siis kõikvõimalike vaadete tuge. Ja kuna meil seda vaja ka ei ole API controllerites, siis siin me pärineme siis oma asjadega controller base'ist. Ja API controlleritele läheb peale siis üks atribuut, API controller, mis siis ütleb seda, et või teeb siis selle sinna juurde, et näiteks enam ei pea me kontrollima model state'i. Ehk kui model binding tehakse ära, siis tehakse ka kohe ära valideerimine ja kui mudel on millegipärast vigane, siis antakse kasutajale automaatselt HTTP 400 response tagasi. Ja samamoodi siis, kust kohast andmed tulevad, on automaatselt mingisugune valik langetatud meie eest, sõltuvalt sellest, kust need tüübid tekivad, ehk seda saab siis üle kirjutada. Kui meil on mingisugused vead, siis ka sellest tuleb oma lisaks veakoodile tuleb ka oma andmestruktuur tagasi ja mida siis veel tehakse, lülitatakse välja ruutimine ehk see program CS-is kirja pandud ruutimine, see siin siis ei toimi ja tuleb kasutada neid route, atribuute, controllerite, actionite peale, ehk nagu see siin. Ehk siis see ongi siis niisuguse tühja controlleri näidis, API controller ja route, mis ütleb, et kust seda meie serverist üles leiab üles siis kaldkriips API, kaldkriips ja siis controlleri nimi, ehk siit siis esimene sõna persons. Ja mida siis need RESTi meetodid teevad või mis see REST üldse on? See on siis pärit ühe mehe nimetusega Roy Fielding doktoritööst, kus tema selle siis teooria kokku kirjutas. Ja REST ei ole siis standard, vaid REST on selline lihtsalt vaikimisi kokku lepitud hulk tavasi, mida siis peaks ja võiks nagu kasutama. Ja REST siis ajab oma asju ressursipõhiselt. Ehk meil justkui on siis käigus kõik need HTTP meetodid, get, post, update, patch ja mis iganes muud asjad. Ja vastavalt siis ka HTTP staatuskoodid. Ehk kogu see elu on siis ehitatud HTTP protokolli peale. Ja koos ka siis kõikide veakoodidega on ju, et midagi valesti, midagi on autentimata, pole leitud, midagi muud. Nüüd siis see versiooniseerimine, mida meil siis tarvis on, selleks on mitu varianti, kuhu teda panna või kuidas seda versiooniseerimist edasi anda. Kõige tavalisem, mida ka meie siin kasutame, on siis kirjutada see URL-i sisse.
konkreetse numbrina siia vahele kuhugi, tavaliselt API kaldkriips versioon 1.0 midagi niukest. Saab ka query stringi kasutada, saab ka kindlasti HTTP header'isse kirjutada ja saab ka siis mitut korraga teha, aga meile tavaliselt piisab sellest sellest URL-i sisse kirjutatud path'ist. Ja seega töötab siis hästi Swagger'iga, ehk siis Swagger on see utilit, millega me siis dokumenteerime oma API-si kliendi jaoks ja saab neid ka siis sealt testida. Ja mida me siis peaksime jälgima, et kui me teeme breaking change'i ehk muudatuse, mis teeb klientidel midagi katki, siis see tuleks publitseerida siis eraldi versioonina ja hoolitseda selle eest, et siis ka vanad asjad töötavad. Samas näiteks uute väljade lisamine ja mingite tingimuslike parameetrite lisamine ei tee nagu midagi otseselt katki, ehk siis ei pea uut versiooni tegema. Ja siin on siis see principle of least astonishment, mida siis me peaksime jälgima. Kõik, mis on kliendi koodi katki tegev, nõuab siis uut versiooni. Ja selleks, et versiooniseerimist Aspnetis teha, jällegi on see Microsofti poolt valmis kirjutatud või community poolt valmis kirjutatud, open source ikkagi kõik. Ja seda konfigureerida ja külge panna on siis üsna lihtne. Tuleb paar paketti või üks pakett endale installeerida. Program CS-is ütelda, et me lisame selle konfiguratsiooni. Controllerisse tuleb siis ütelda, et nüüd on meil siis selle controller kasutab seda API versiooni siin. Route'i tuleb sisse kirjutada mingisugusel viisil, mitte mingisugusel viisil, vaid nii-öelda õigel viisil siis see, et kuhu see API kood siin selles route'is pannakse. Create that action. Siin ka siis kasutatakse seda, ehk siis kui me täpselt mitte create that action'is ei kasuta seda, vaid kui meil on siis created meetod, ehk siis post, kui me midagi loome, siis sealt tagastatakse selline created that action meetod, mis tegelikult on lihtsalt ok, annab 200 tagasi, aga sinna antakse siis juurde location, nii-öelda kust siis seda uut värskelt loodud ressurssi kätte saab, eks see on selleks spetsiaalne helper meetod. Ja siin ka siis seda versiooni kasutatakse. Samamoodi saab siis ütelda, et kui meil mingi asi on deprecated-itud, seda ka siis hakatakse kliendile ütlema, ehk klient siis teoorias võiks seda märgata, et endpoint on läinud deprecate'imise alla ja ta peaks oma asjad uutemate asjade vastu käima panema. Nüüd kindlasti, mis on oluline, on see, et siin on siis nüüd käigus TTO-d või nii-öelda vaatemudelid. Vaatemudel on üks TTO alaliik, mida me MVC poole peal kasutame, siin siis ikka nimetatakse TTO-deks. Ja need TTO-d tuleb siis kõik eraldi valmis kirjutada. Tavaliselt on mul siis selleks mingi projekt app.tto ja selle sees siis, või ka mitu projekti, kuidas ma need siis versioon omavahel eristada tahan, kas nad on kataloogid ühe projekti sees või on mitu erinevat projekti. Tavaliselt ma olen teinud kataloog ühe selle app.tto projekti sees ja vastavalt neid siis eri versioonidest TTO-sid siis eri API versioonide juures kasutanud. Siin lihtsalt mingid näited, kuidas need TTO-sid teha. Jällegi iga requesti jaoks on eraldi TTO, et oleks ainult täpselt need andmed siin kirjas, mida täpselt tarvis on ja ei pea siis muretsema, et keegi kasutaja mulle liiga palju andmeid saadaks, mida ma tegelikult ei oota. Ja lõpuks saab siin kasutada siis mapperit, millest me juba tundides oleme rääkinud ja neid käsitsi kirjutanud. Pigem manual mapping, ärge automapperit kirjutage, aga sellest siis räägime veel eraldi ka loengutes. Ja omakorda siis, nagu juba jutt oli, et model state'i me enam siin API controllerites ei kasuta. Ehk siis see toimib automaatselt, aga see tähendab ka seda, et meil peavad siis olema kõik atribuudid ilusti meie TTO-des peale kirjutatud. Ehk kas see string on koostöök, mitte pikkused, formaadid, kõik muud taolised asjad. Et see asi siis korrektselt ka valideeruks. Ja kui ta ei valideeru, siis tuleb siis tagasi selline response sellise mudeliga validation problem details. Ja siin on siis kasutajale kirjas, miks tal üks või teine asi siis ei kõlvanud, mis tal siis puudu jäi. Samamoodi on meil siis olemas problem details, ka selle saab siis ilusti endale kirja panna. Dependency injections, et me tahame seda kasutada ja see siis annab tagasi sellise ilusa veateate resti poole peal,
kui siis midagi katki peaks minema, näiteks not found siin näitusena. Ja, ja see, mida ma kasutasin seal selles näidiskontrolleris, account controlleris, et seda teha, seal ma siis tegin sellise klassi ise, sest seal sealt vanasti ei olnud, nüüd siis võib sinna kirjutada siis juba kasutada siis õiget problem details formatit, ehk siis tema enda valmis klassi. Ja kui see nüüd kõik on valmis tehtud, et me oleme oma API controllerid kõik valmis kirjutanud, meie äriloogika toimib, kõik on olemas, siis lõpuks kasutatakse selle asja dokumenteerimiseks niisugust asja, mille nimi on OpenAPI. Ja see teeb meile siis kõige tähtsam asjana tegelikult mitte üldse inimestele, vaid teistele masinatele JSON-i formaadis dokumenteerib meie endpoint'i meetodid või kõik meie endpoint'id ära, meetodid, mis seal on, ja kõik andmestruktuurid. Ja sealt pealt saab näiteks TypeScriptis endale kõik klassid genereerida vajadusel. Vanasti siis kutsuti seda süsteemi Swageriks, nüüd ta siis anti üle ja on siis selle asja nimi siis OpenAPI Specification. Ja siin siis jällegi tuleb mõned paketid juurde installeerida ja see Swagger siis tööle panna, siin tuleb kõik näite, kuidas seda teha. Ja ehk siis see OpenAPI tööle panna ja selle OpenAPI otsas on siis asi, mille nimi on siis Swagger UI jätkuvalt, mis siis võimaldab seda OpenAPI-t vaadata ja ühtlasi ka siis kõiki endpointe ja dokumentatsiooni ja kõike muud otse nagu veebist lugeda. Ja siin on see asi mul siis läbi käidud, selline miinimumkonfiguratsioon, mis selle asja tööle paneks. Ilmselt tuleb see natuke siis parandada, aga lõpuks siis saate endale sellise veebilehe, kus siis saate käia ühte ja teist asja proovimas. Et siin saab täiesti ka sisselogimise teha, millest juba identity juures juttu oli, panna oma token siia kirja, kõigepealt see token siis siit login'ist saada, siis saab siia samma Swaggerisse kirja panna ja siis kõiki neid endpointe kasutada. Ja Swaggerit on siis vaja ka natukene konfigureerida, et kui me tahame seda asja kõike põhjalikult ja korralikult tööle saada. Jällegi teie demo näidisrakenduses on see osa juba teile minu poolt kunagi valmis tehtud, mille ma teile semestri alguses laiali jagasin. Ja siin siis lihtsalt saab selle koodi üle käia, mis ta siis teeb, ehk siis toetab versiooniseerimist, teeb selle õigel kujul, paneb selle valmis. See siis on vaja ka kõik siis settingutes, eelnevalt app settingutes siis registreerida, et meil see API versioning ja API Explorer ja kõik muu on olemas. Ja lõpuks siis ka see Swagger ja use Swagger UI, mis siis paneb selle kõik meil ilusti ja kaunisti siis meie serverisse lehtedena valmis meile. Ja selleks, et see kõik siis toimiks, tuleb siis ka kõiki neid controlleri meetodeid dokumenteerida, ehk siis kasutada XML kommenteid, ehk siis siinpool osatakse neid siis kasutada. Siin kuskil selles Swaggeri confis on see kirjas, Swagger doc, ehk palun kasuta neid. Ja kui ta siis leiab kommentaarid, siis ka need tekivad meile Swaggeris ilusti nähtavale, ehk controlleri tasemel ja iga meetodi peal on siis lahti kirjutatud kommentaaridena, mida üks või teine meetod siis teeb, ehk algab siis sellise spetsiaalse formaadiga 3 kaldkriipsuga, mitte 2 kaldkriipsuga. Ja selle peale siis automaatselt süsteem teile genereerib kohe õiges formaadis siia kõik siis asjad, mis siis vaja on teile. Ja tuleb siis ise mingi jutt sisse kirjutada või lasta siis AI-l kirjutada, on teine variant. Ja samamoodi siis varustada oma controller kõikide võimalike atribuutidega, mida me saame siis REST API juures kasutada. Et ütelda, et jah, me produtseerime application JSONit ja me tahame mingisugust või anname välja sellist ja teistsugust staatuskoodi ja tagastame seda tüüpi andmeid ja kõike muud taolist. Ja selleks, et siis see Swagger ka teie neid XML-is kirjutatud kommentaare, või täpselt see siin siis on see XML-is kommentaarideks nimetaks seda, et ta siis seda ka teile kasutaks ja täpselt, et kõigepealt C# seda teile genereeriks või compiler seda genereeriks, siis tuleb ka enda WebApp CS Projectis siis selline plokk juurde kirjutada, et generate documentation file. Ja see muidugi tekitab aeg-ajalt natuke probleeme, et ta hakkab siis ka nõudma, et need tõesti peaksid igal pool olemas olema. Ja kui tahta nüüd siis kuskil välja lülitada, siis saab siis seda kontrollida faili päisesse selle reaga kirjutada, et palun ära mulle selle faili puhul seda warningut näita.
ehk muidu hakkab aeg-ajalt tüütuks minema. Ja lõpuks siis, et siis need XML-i kommentaarid siis ka veebis päris korralikult nähtavale tuua, tuleb siis selles Swaggeri konfiguratsioonis siis ka näidata, et kus ta neid siis endale leida võiks ja et ta neid siis endale ka külge võtaks. Ja üks asi, mida me seal Swaggeris veel tavaliselt tahame näha, on see, et või noh, mis on koostuseks siin aines, et teie TTO-d oleksid seal päriselt kasutusel ja need oleksid need public TTO-d ja rohkem sealt mitte midagi nähtavale ei tuleks. Ja selleks, et aru saada, kui seal hakkavad sama nimega objektid tekkima või niisugused sama nimega definitsioonid TTO-dele, siis siin see rida Swaggeri konfiguratsioonis ütleb siis seda, et palun näita mulle full path'i, kust need definitsioonid võetud on. Ehk siis on näha, et meil on siin alla 2 erinevat persooni olemas. Ennekõike saab sellega siis kontrollida, et teie mingid domeeniklassid või midagi muud taolist ei ole siis läinud API-st liikvele millegi pärast. Ja samamoodi siis ka Swaggeri endpointid, osad siis vajavad autoriseerimist ja ka see tuleb siis Swaggeris külge panna. Ehk et ütelda, et meie Swaggeris seda PRR Authenticationit toetab ja vastav dialoog tekitada ja vastavalt siis ka konfiguratsioon panna, et see meil siis olemas oleks. Ja see lihtsalt toob siis selle authorize buttoni sinna või nupu Swaggeri UI's nähtavale, et saab sinna sisse logida. Mis sisse logida, vaid siis nii-öelda selle tokeni sinna kaasa anda. Natuke veel juttu Corsist uuesti. Seda kõike juba Corsi Confimist me vaatasime, aga mida siis Cors jah teeb, on ju. Brauser tegelikult saadab siis 2 päringut backendi kohta või päringu kohta. Ja ta kõigepealt saadab siis päringu, mis on tüübist options ja see on siis see koht, kus siis server peab ütlema, et kas ta on siis selle kliendiga nõus. Ja millised meetodeid ja mida iganes ta lubab siis sellel kliendil kasutada ja kui alles siis, kui on nõusolek saadud serveri käest, alles siis hakkab JavaScript või brauser siis järgmist päringut tegema. Tavaliselt me siis konfigureerime selle algselt, et me lubame kõike. Pärast võib-olla oleks siis mõistlik ütelda, et me päris kõik ikkagi ei luba ja selle low any origini asemel piirame, kes meie API-t võivad siis kasutada. Aga see on siis maitse küsimus. Ja siin ka siis üks näidiskontroller. Siin on ta veel siis meie iPerson service'iga. Meie siis kirjutame lõpuks valmis UOV, eks see arhitektuuri osa veel tuleb siia otsa kõik. Aga siin on siis üks selline täis kontrolleri kood. Isegi veel mõtleks mitte päris täis, kui ma vaatan, sest XML-i kommentaare siin nüüd ei ole. Siin on tavalised kommentaarid. Aga muus osas on siis siin kõik nüüd olemas. Ja siin siis tagastustüübina kasutatakse on ju siis action result'i, mitte iAction result'i. iAction result ei olnud generikuga, action result on generikuga. Siin on siis see konkreetne tüüp olemas, mida siis saab siis Swagger kasutada, et saada aru, mida me siit sellest meetodist tagastame. Ehk tekib õigem dokumentatsioon. Kõik sellised routingu parameetrid, kõik muud on siin näha, ehk see on siis see, millisel viisil siis tuleks siis ühte korralikku kontrollerit kirjutada RESTis, pluss veel siis need XML-i kommentaarid ka veel siia juurde kirjutada. Kõik on siis ilusti käigus, kõik post tagastab ilusti 201, created at action'iga ja delete 204, no content ja kõike muud taoliselt on ju. Ja kõik see siis API projekti jaoks peab siis olema ka see asi meil õiges järjekorras pipeline'i pandud, siin siis näide, kuidas see pipeline'is käib, kuhu mis asja vahele midagi kirjutada, et see asi siis korrektselt töötaks. Natukene linke, mida minna lugema ja ka eraldi siis siia pandud mu valmis üks täis Swaggeri konfiguratsiooni fail, et siit saab siis niisuguse tervikliku ülevaate. Nii et hakkame nüüd siis aga API kontrollerit programmeerima täiega, sest meil on neid siis nüüd kohe järgmiseks tarvis, sest juba tahaks hakata ka klienti kirjutama oma backendi vastu. Ja kordusküsimused.